kes te tunnete huvi polaarteema vastu, noorte polaarexpeditsiooni vastu. Mina olen Katrin Savomägi ja olen Eesti Polaarklubi tegevjuht. Üks nendest, kes seda polaarviktoriini ja polaarexpeditsiooni korraldas. Ütlen kohe alguses, et kust, kuna ka televisioonis just küsiti, et kust see mõte tuli, tulite selle peale, et niimoodi hakati jamama nende noortega ja seda häda endale kaasa nagu selle ettevalmistusega ja rahade väljaajamisega ja nii edasi. Idee autor oli Eesti üks tuntumaid Antarktika järvede uurijaid Enn Kaup, sest tema tuli minu juurde ja hakkas seda rääkima. Algul ma polnud sugugi nii valmistatud, aga mida rohkem me arutasime, seda paremaks läks. Teised tulid kaasa, muuseum tuli kaasa. Nii suure ettevõtlusega ei ole klubi üksest hakkama saanud. Ja nii me siis tegimegi. 2017 oli esimene viktoriin ja sealt sai välja valitud siis 5 parimat, kes said edasi minna polaarexpeditsioonile. 2017 oli lihtne, sest et samal aastal oli viktoriin, samal aastal ka ekspeditsioon. Aga nüüd oli tunduvalt keerulisem, huvitavam, tagantpoolt öelda, sest et 2019 tegime polaarviktoriini ja see oli üle Eesti. Kõik õpilased 15 kuni 19, kes oli huvitatud, kõik võisid osaleda. Ja see oli internetipõhine. Järelikult nad said kasutada abimaterjale. Saaksime eelnevalt ka veel taustainfo, mida nad kasutada saaks, kust õppida ja paremini ette valmistada. Ja küsimuste tegemine ei olnud lihtne. Aga siin mõlemad korrad järjest rohkem kaasasime teisi appi ja ilma õpetajateta me ei oleks läbi saanud. Et meil on olnud Tõnis Troom ja Vildi Tauer, 2 õpetajat, kes on meiega mõlemad korrad koos olnud, kes on nagu julgustanud lastega tegelemist, lihtsalt ka meie küsimusi ja olnud ka žüriis ja aidanud ka valikut teha. Ütlen kohe edasi, et me alati tundsime huvi, et kust see noor sai selle informatsiooni, et üldse osaleda, kas internetis kusagilt või vanemad või kool, mis tuli välja enamik on õpetaja. Õpetaja on see, kes suunab. Vaadake, kui põnev, et sa võiks proovida, sul on annet selle asja peale. Nii et jah, kui me järgmist teeme, siis ikka koos õpetaja teha. Nii, viktoriin, esimene etapp elektrooniline on iga. Teine juba raskem, sest et siis tuli tulla kohale meremuuseumisse, siis ei saanud enne kuskilt maha kirjutada. Valik vastused olid pidid valima, mis on õige. Eriti kui te vastik oli välja mõelda valesid vastused. Sest et teas asja ajab, et ei oleks niisama lihtne. Et tekiks kiusatus või just, et sa pead teadma, sa pead õppima seda asja. Kui esimesel korral oli meil teadustekst, kust tuli siis vastuseid leida, oli järgmine ülesanne, siis teisel korral võtsime appi Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, kes aitas meil ette valmistada tegelikult Euroopa Liidu kliimapoliitika dokumentidel põhinevaid küsimusi. Aga kui me mõtlesin, kuidas nad rohkem saavad, oi tegi töö lihtsalt, see näitab, nad on harjunud töötanud. Dokumentidega leidsid õiged vastused, see ei olnudki nii keeruline. Euroopa Komisjoni Eesti esindus toetas meid ka rahaliselt seekord, et me osaleda saaks. Ja viimane, meil oli veel ka niisugused, et lasime erinevaid helisid. On see siis, kes see haagub seal või keegi on see lindubis või loom või? Fotode põhjal oli ka küsimusi. Ja esimene kord tegime ka kaardi ülesande. Millist oli see isikuomandused, et minna polaarexpeditsioonile päris nende polaarteadlastel, ega näiteks ka Antarktikasse ikka niisama ei saa.
sa pead tegema testi läbi ja sa pead olema kõlbulik niimoodi töötama ekstreemsetes tingimustes ja teistega koos. Nii et me tookord proovisime ka kaardi ülesannet teha nii, et inimesed pidid siis kaardi pealt leidma neid asukohti ja marsruuti õiget teed otsa. Okei, nüüd on siis Viktoria läbi. Nüüd saab sõita. See oli 2019, 28. jaanuaril. Just sel päeval, kui 200 aastat tagasi avastati Antarktika. Täpselt samal päeval Eesti purjelaev admiral Bellingshausen jõudis Antarktikasse ja tähistati kõikide ülejäänud maailma polaarlastega Antarktikas seda päeva. Ja meie võtsime välja need 5 noort see samal päeval. Aga siis tuli 2-aastane paus, tuli koroona. Kõik oli ostetud, piletid ostetud, kokkulepped tehtud, ette valmistatud. Võtradega ka läbi räägitud. Aga meid lihtsalt ei võetud vastu ja Eesti väljastati välja. 2 aastat hiljem, alles selle aasta aprillis sai minna ekspeditsioonile. Ja mis seal ekspeditsioonil juhtus? Seda nüüd räägivad noored ise. Palun. Nüüd siis te kuulsite sellest, kuidas me jõudsime üldse selle ekspeditsioonile, kuidas see võimalus meie jaoks avanes. Ning nüüd me räägime lähemalt oma kogemusest ja mis me üldse tegime seal. Ehk siis Noorte Polaarexpeditsioon 2022. Nii, me oleme siis need noored. Mina olen Cecil Grotman, olen Rocca al Mare kooli vilistlane ja praegu õpin EKAS arhitektuuri. Mina olen Annel Neumann. Mina käisin toona Tartu Tamme gümnaasiumis ja nüüd õpin Tartu Ülikoolis bioloogiat, elustikukaitset ja etnoloogiat. Mina olen Artur Raik, ma õppisin Tallinna Prantsuse Lütseumis ja nüüd olen mina samuti Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuris. Ja siis meiega kaasas olid veel Anni Joamets, kes samuti lõpetas Prantsuse Lütseumi ja praegu õpib Tartu Ülikoolis bioloogia ja elustikukaitset. Ning ka Kevin Laanmets, kes lõpetas Kohila gümnaasiumi ning praegu õpib TalTechis ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist. Aga kahjuks nemad on täna haiged, hetkel haiged. Ja siin on meie toredad juhendajad, tänu kellele üldse sai see toimuda. Ning kõik on Polaarklubi liikmed, aga väga erinevatelt eluvaldkondadelt. N-Kaup on siis atmosfäärifüüsik ja järveökoloog ning ta on ka üle 1000 päeva veetnud Antarktikas. Siis Katrin Soomägi, kes just rääkis teile, kuidas me sinna jõudsime, on Polaarklubi tegevjuht ja ajaloolane. Mart Varvas on keemik ja ka Eesti Polaarfondi juhatuse liige ning Mari Hunt on arhitekt, kes on panustanud siis rohkem just polaararhitektuuri ka tegelemisesse. Täna tuleb siis juttu meie polaarexpeditsioonist üldiselt, meie kogemusest seal. Räägime siis, kuidas me reisime läbi 3 riigi. Norras, kus me peatusime Tromsøs, peamises sihtpunktis, milleks oli Soomes olev Kilpisjärvi. Seal me räägime siis elust Polaarjaamas ning viimasena räägime ka Rootsis Kirunnast. Ning loomulikult ka oma projektidest, miks me üldse läksime sinna ning mida me seal uurisime. Et järuuringutest subarktiivselt Saanajärvil, põhjasaamidest ja põhjapõtradest ning ka mõtetest polaararhitektuurist. Ja me tutvusime meeskonnaga, me saime teada, mis on reisikava ning nüüd tulebki teele asuda. Aga enne seda, kui me saame teele asuda, siis võib-olla võiks ka teada, kuhu me üldse lähme. Sellepärast, et kui öelda polaarala, siis ilmselt tavaliselt mõeldakse, et Antarktika või kuhu te lähetegi nii kaugele või mis toimub. Aga tegelikult Arktika ja polaaralad on väga palju laiem mõiste ning Arktika on väga suur ala ning polaaralasid saab üldse määratleda 3 moodi või saab neid kokkuleppeliselt tõlgendada 3 moodi.
et polaarala võib olla ala, mis jääb siis polaarjoonest pooluse poole, mis polaarjoon tähistab siis seda piiri, kust hakkavad polaaröö ja polaarpäev. See võib olla ka see ala, kust edasi on kõige soojema kuu keskmine temperatuur 10 kraadi. Või siis see võib olla ka tundra lõunapiir. Nii et tõlgendamisi on mitmeid ja siin kaardi peal on ka näha siis sinine joon on polaarjoon ning see punane joon tähistab seda ala, kust pooluse poole on kõige soojema kuu keskmine temperatuur 10 kraadi. Nii. Ja et veelgi paremini aru saada, kuhu me siis läksime ja kus me käisime, siis need on meie 3 sihtpunkti. On Tromsø, mis oli kõige põhja pool, siis Kilpisjärvi meie peamine sihtpunkt ning ka Kiruna. Ja kui keegi küsib, kus ma käisin, siis kui ma ütleks lihtsalt, et Põhja-Soomes, kus tegelikult asub Kilpisjärv, siis lihtsalt kõlaks nagu ma ütlesin, et ma sõitsin praamiga Soome või midagi. Aga et inimesed saaksid paremini aru, kus ma käisin, siis mulle meeldib öelda, et ma käisin seal, kus kõik 3 suurt põhjariiki saavad kokku, ehk siis nad saavad aru, et see on täiesti seal tipus, kus kohtuvad Norra, Rootsi ja Soome. Ning siin on ka tõestus, et ma käisin seal täpselt 14.09, ma jõudsin nende 3 punkti piirile. Ning ja sellest, kuidas me seal käisime, juba lähemalt pärastpoole. Nii, ja lähmegi nüüd siis meie polaarreisi poole, polaarexpeditsiooni poole. Kõigepealt, et Kilpisjärvi bioloogiajaama saada, kus meie ekspeditsiooni siis põhiline programm aset leidis, pidime me kõigepealt sinna saama ja kuidas me sinna saime, oli, et me läksime lennukiga läbi Oslo kõigepealt Tromsøsse. Ja Tromsøsse Norras me jõudsime öösel, lennukist avanes just täpselt selline vaade, oli hästi suhteliselt selge öö ja nende lumeväljade vahelt paistsid siis Tromsø öised tuled. Jõudsime sinna üsna hilja, aga see meie reisikihku ei heidutanud. Sellegipoolest me otsustasime minna veel vastu ööd Tromsø linna avastama ja nautisime seda arhitektuuri ja seda linnaloodust, mis seal esines ja ka neid suuri pilvi, mis linna ümbritsesid. Hommikul, kui me üles ärkasime, selgus, et need pilved olid tegelikult hoopis Tromsøt ümbritsevad mäed, mida on ka selle pildi peal näha. Järgmisel päeval oli meie esimene peatus siis, kõigepealt läksime linna peale ka päeval jalutama, siin on siis vaade Tromsø sadamale. Ja meie esimene peatus oli siis sellises keskuses nagu prammikeskus. Ja seal on hästi palju erinevaid osakondi, hästi palju erinevaid organisatsioone. Ja üks neist on siis Norra Polaarinstituut. Ja just seal Polaarinstituudis võttiski meid vastu üks noor geoloog nimega Jürgen Sunde, kes siis rääkis meile oma hiljutisest Antarktika ekspeditsioonist. Ja teda oli hästi tore kuulata, ta oli tõesti väga entusiastlik ja andis meile hästi palju teadmisi ja vaadetses Antarktika ekspeditsiooni igapäeva ja valmistas meid ette selleks, mida meie siis hakkasime varsti kogema. Ja samuti viis ta meid siis Polaarinstituudi hoidlasse, just mitte lattu, vaid hoidlasse, kus siis säilitatakse erinevaid ekspeditsioonil kogutud materjale, aga ka seda varustust, mida siis ekspeditsiooni tarvis võiks vaja minna. Sealt edasi liikusime me siis Arktika keskkonnakeskusesse nimega Polaaria, kus me saime tutvuda just selle keskkonnaga, selle mereeluga, mis siis Arktikas on. Ja samamoodi saime tutvuda ka materjalidega, mis käsitlesid siis kohalikku kliimat ja keskkonnamuutuseid. Ja saime tutvuda seal küljestega ja saime ka erinevaid mereelukaid näha ja katsuda, nagu siin pildi peal näha. See oli kindlasti väga ebatavaline kogemus meie kõigi jaoks. Ja lõpuks läksime me siis Tromsø Polaarmuuseumisse, mis oli siis selline pisike punane kalurimaja. Ja seal sees saime me täpsema ülevaate siis Norra Arktika ajaloost, näiteks sellest, kuidas Skandinaavia asunikud siis sinna alale jõudsid, ajalugu ka siis küljeste või siis põhjapõtrade ja vaalade küttimisest ja lisaks ka siis muidugi polaaralade uurimisest, kuidas Norra inimesed jõudsid siis nii Arktikasse kui ka Antarktikasse.
aga sellest tuleb ka hiljemalt täpsemalt juttu. ja saime seal tuttavaks ka ühe kuulsa teravmõnede uurijaga. vot. Kimmal Meeniga. just. ja siin on muuseumi sisevaade, et jah, seal oli tõesti erinevaid dokumente, oli siis erinevaid makette, erinevaid pilte, erinevaid kaarte, erinevaid jooniseid, kõike, mida võis ette kujutada, mahtus sinna pisikesse karumajja ära. ja Tromsøs peatusimegi me päeva ja jälle vaade sadamale ja siin on juba hästi siis näha, kuidas me sõitsime siis üle sellesama silla, mis seal pildi keskel on, möödusime kirikust, millest ka näete seda ka hiljem lähemalt ja nende kahe mägede vahelt suundusime siis edasi Kilpisjärvi poole. Ja siis mikrobussiga. Läbi lumejääguid. Igal juhul. Siis me jõudsimegi oma põhisihtkohta, milleks oli Kilpisjärvi bioloogiajaam. Seal üleval paremal pool te näete esimesena Kilpisjärvi logo, kus on 2 lemmingut, kellest tõuleb hiljem juttu. Ning siis allpool te näete Helsingi ülikooli logo, mis siis praegu haldab seda polaarjaamat. Aga milline on üldse tänapäeval polaarjaam või mis on üldse polaarjaam? Et kui me hakkasime sinna reisile minema, siis minu ettekujutus sellest oli midagi väga külma, väga sellist kõledat. Ma olin valmis väga rasketeks tingimusteks ja millekski selliseks kannatusteks. Ma olin valmis kannatusteks, jah. Et jah, ma ei oodanud seda, et tegelikult see on hoopis väga mugav, väga soe, väga hubane isegi koht, kus viibida. Ning jäi hoopis vastandus sellele, mida ma ootasin tegelikult. Aga Kilpisjärvi polaarjaam kuulub Helsingi ülikooli, nagu ma praegu ütlesin, ja siis nad korraldavadki seal välitöid, aga ka siis välisriikidest on oodatud teadlased sinna uurima. Ning peale välitööde on ka seal laborid, kus saab siis kohe peale välitööde tegemist viia läbi uuringuid ning samuti ka niisugune eraldatus muust ühiskonnast aitab keskenduda teadusele ja uuringutele. Ning peamiselt see polaarjaam tekkis tänu lemmingute uurimisele, mis on sealne peamine uurimisobjekt. Aga algselt oli, aga tänapäeval on ka seal palju teisi uurimisvaldkondi. Näiteks on väga tunnustatud see jaam aasta läbi toimuvate kliimavaatluste tõttu, mis on toimunud juba siis mitmeid aastakümneid väga järjepidevalt. Ning praegu, kui me seal käisime, siis esiteks oli väga üllatav ka see, et see oli nii palju rahvast, mida ma ei oodanud ja et see polaarjaam oli nii suur, et siin mahub tervelt 70 inimest. Ja siis meil oli ka raske saada tegelikult oma ekspeditsioonigruppi sinna majutada, sest et seal lihtsalt oli nii palju rahvast ja teadlased tahtsid oma uuringuid kõik teha seal. Aga me saime ning siis näiteks üks uurimistest, mis samal ajal toimus meiega, oli polaarrebaste uurimine ja ka nendest filmivõtete tegemine. Ja see oli huvitav, sest et miks nad just polaarrebaseid seal uurisid, oli see, et polaarrebased kaovad sellistest piirkondadest, eriti Soomest praegu, kuna toimub kliima soojenemine ning punarebased võtavad üle siis polaarrebaste elupaigad. Ja siis siin lõbus pilt polaarjaamast, kõigil on väga lõbus, ei ole üldse selline kõle ja külm tunne ega rõhuv. Ja mis veel oli üllatav, oli, et toit on nii hea ja ka kalli, mida pakuti. Meile kõigile vist väga üks meeldejääv osa sellest polaarjaamast. Ja siis muidugi ei saa ma ei nimetada kliimat, sest see on polaarjaam ja polaarjaama sellest teebki see kliima ja looduskeskkond, mis seda ümbritseb. Ning selline vaade siis, või see ei ole vaade, sest vaadet ei ole. Aga selline pilt avanes meile iga päev hommikul siis aknast, et maja oli mattunud üleni lumme. Ja lund oli tõesti palju ning see oli kõige meeldejääv osa mulle. Ning suudeti teha ka selline nii naljakas, kui see pealkirjaga ei tundu, nagu ma oleks esimest korda elus lund näinud. Aga päriselt see jäi meelde, sest see lumi kohati oli lausa 2 meetri kõrgune
ma ütleks, ja see avaldas mulle muljet, sest ma tõesti ei olnud näinud selliseid lumetorme ja sellist lund varem ning ka kogenud polaarteadlased ütlesid, et see annab täitsa polaarekspeditsiooni muudud välja selline ilm, mis seal oli. Ja siis kuigi üllatav taaskord, see oli väga palju üllatusi minu jaoks, sest ma ei olnud varem kogenud sellist asja ilmselgelt. Aga temperatuur tegelikult ei olnudki nii külm, see oli -3 kuni -8 kraadi. Aga siis tuulekülm tegelikult tegi selle palju külmemaks. Ja muidugi ka, kui sa vaatad neid lumehankesid, mis ametlikult olid 1,2 meetrit, oli seal lund, aga kuna tuisulumi kuhjub kokku, siis sa võistki kõndida nagu 2-meetriste lumehangede vahel. Või noh, sa ei kõndid nende vahel, vaid sa sumpasid nende sees, vajudes puusani sinna sisse. Ning siis tundus see väga palju külmem. Mis ajal see ekspeditsioon toimus? Aprillis toimus. Ja, no siis ei olegi enam juba nii palju lund, kui seal nagu täiesti sügavast alles on, aga seal endiselt oli väga palju lund. Ja siin selline lõbus pildike. See oli tegelikult ka aja mõttes väga hea aeg, sest päike juba paistis kohati, aga samas lumi ei olnud veel jõudnud ära sulada, et kogu see talvelumi oli seal veel ilusti alles. Jah, no. Ja siin on mõned pildid nendest hiigelhangedest, mis olid ümber maja ja igal pool mujal ka, kus pidi läbi liikuma. Liigun läbi siis. Mina siis räägin vabast ajast polaarjaamas, kuidas seda veedeti. Ja meile meeldib aktiivne puhkus, nii et enamus ajast me liigutasime ennast. Ning mina ja Kevin, me olime tegelikult samal ajal kaitseväes ja tänu kaitseväe lahkele loale meil lubati nädalaks ajaks ära ning me saime osa võtta ekspeditsioonist. Ja me oleme väga tänulikud ning me võtsime kohe kõik kaitseväes õpitud kasutusse ja otsustasime, et tuleb matkata. Ning kui oli vaba aeg, siis me ka seda tegime. Ja meie esimene otsus oli, et seal kõrval oli mägi ja me mõtlesime, miks mitte ronida selle mäe peale ja me tegime seda. Ja siis siin ongi näha, siin oli meie kodu ja siin me ronisime Saame tippu, mis on Soome üks kõrgemaid mägesid, eriti veel siis suhtelise kõrguse alusel. Ja siin on näha Kevin täies varstuses. Me kasutasime räätsasid, mida sai laenutada siis bioloogiajaamast. Ja räätsad olid kõige mõistlikum viis vist sinna minna, sest et neil on all siis teravad mingid metallogad ja siis nendega saab mööda jääd käia, aga samal ajal see ei vaju ka lumme, sest et seal mäel on väga erinevad sopid. Mõnes kohas puhkib lumi tuule tõttu ja seal ongi hästi sügav lumi, kus sa võid sisse. Mõnes kohas näiteks siin tuul puhub kogu lume ära ja siis sa oledki jää ja kivi peal, et see peab arvestama erinevate oludega. Ja samuti tuul on väga tugev seal. Ning kõik koos me võtsime ette ka ühe suusamatka viimasel päeval, mida siis ühendas polaarmatka ja Mart. Ja siin on näha siis Kilpisjärvi järv ja tõepoolest me liikusime mööda järve, sest see oli muidugi jääs. Ning me jõudsime 3 riigi puutepunkti, 3 punkti. See oli mõnes mõttes sümboolne ka, sest me käisime kõigis nendes 3 riikides ja see oli siuke tore matka, mis ette võtta lisaks teadustel. Ning tagasi tulime üle mägede, mis oli osadele meist ja päris vapab. Ja siin on siis näha meid järve peal. Saime laenutada matkasuusad, millega oli päris mugav liikuda ja tegime puhkepause ja nautisime sealt loodust. Ning siin ongi näha siis see punkt, mis asub tegelikult järve peal, eriti seda on näha, kui sa vaatad suvist pilti, mis on hoopis teistsugune. Et see maastik muutub seal täiesti äratundmatuseni, kui tuleb täi. Ja ei tohiks ära unustada sauna, sest et iga polaaruurija lemmik on soe ruum ja sauna on tore. See suusatamine oli jah tõesti paras ettevõtmine. Mina näiteks suusatasin seda rada 9 tundi kokku. Kas te mäletate, mitu kilomeetrit see kokku oli? Ma arvan, et kokku oli 22 edasi tagasi, aga selle lume tõttu oli päris keeruline. Just. Ja meie viimane peatus oli siis Kiruna, tegelikult Jukkasjärvi, mis asub siis Kiruna külje all, selline väikesem ala. Ja meie esimene peatus Jukkasjärvil siis oli kohalik jäähotell, Ice Hotel, mis oli omal ajal maailma esimene selline hotell.
ja siin me siis seisame grupiga selle jäähotelli peaukse ees ja see hotell on eriline, sellepärast et iga aasta ehitatakse see hotell uuesti, sest et jää sulab suvel ära. Seda jääd siis kogutakse selle hotelli kõrval asuvast jõest ja iga aasta saavad siis erinevad kunstnikud üle maailma esitada oma projekte, mida nad saavad siis tulla jääga teostama. Nii et see koosneb siis hästi erinevatest temaatilistest ruumidest. Jah, seal saab ööbida, aga jah, peab arvestama sellega, et seal on üsna külm. Ja peale selle, et sai tubades ringi käia, sai mekkida ka hääd paremat. Siin on meie juhendajad Enn Kaup ja Katrin Saamägi ja naudivad jääst klaasidest siis kosutavat jooki. Järgmisena liikusime me siis Juhtasjärvi kirikusse, mis on selline väljastpoolt ja tegelikult seest ka tagasihoidlik uus kirik ja see on Rootsi Saamimaa kõige vanem kirik. Dokumendid lähevad tagasi aastasse 1607 ja see on omamoodi eriline kirik, sellepärast et see seob endas hästi palju erinevaid kristliku maailma ja saami traditsioonilisi motiive. Näiteks see siin on sellesama kiriku orel ja see orel on ehitatud kasepuust ja Põhja-Võra sarvedest ja selle oreli keskel on siis näha selline ümmargune asi. See kujutab siis endast šamaani trummi, mis on saami kultuuris väga oluline nende religioonis ja see on kujutatud siis saami päikest ja selle keskel on siis kujutatud Kristuse rist. Aga sellest kirikust tuleb ka hiljem rohkem. Ja viimane peatus meil seal oli siis kohalik isetegutsev saami muuseum, kus me saime siis kõik tutvuda rohkem saami ajaloolise eluoluga ja lisaks mängida ka põhjapõtradega, kes on väga pehmed ja nagu suured koerad mingis mõttes. Ja, kui teil on mõned küsimused meie viibimise kohta polaaralal või meie eluolu kohta seal, siis võite märku anda, ja? Millega te reisisite seal nende 3 sihtpunkti vahel? Mikrobussiga, jah. Sellega sai päris hästi läbi Tuisveelumaa isegi. Aga siis, jah. Me liigume edasi, et saaks kõik läbitud. Järgmiseks ma räägin teile jäädauuringutest siis Saanajärvel ja selle teema autor on Anni Joamets, kes kahjuks on kodus haige, nii et ma räägin sellest nii palju, kui ma oskan. Ja ka juhendaja haige. Ja mis oli siis eesmärk? Eesmärk oli uurida siis sealseid hüdroloogiliste ja hüdrokeemiliste näitajate ruumilist jaotust järves ning täpsemalt siis osade ioonide, sealhulgas sulfaatide kõrgendatud sisaldust siis Saanajärve Valgala läänepoolse osa pinnasevete peegelduvad ka järved tõelises hüdrokeemias, aga ma kohe näitan teile täpsemalt, mis tähendab. Põhimõtteliselt siin ongi see Saanamägi, mida ma juba enne näitasin, ning siin on Saanajärv. Ja suurem osa veest saab Saanajärv siis selle Saanamäe pealt, mustaga on täiesti Valgala ja uuritigi, kas see siis keemiline koosseis, mis siit voolab järve, kas see seguneb ka järve ülejäänud osadesse. See siis sellest siis saab erinevaid mingeid järeldusi teha, kuidas seal hapnikuringe toimub ja nii edasi. Ning siin asus siis meie kodu, Külpsjärvi, ja selleks, et sinna saada, kuna see mägi oli ees, me pidime sõitma suure kaarega mootorsaaniga sinna ning samuti pidime ka mootorsaaniga sinna varustuse tooma. Ja siin on näha siis mootorsaan ja seal taga oli suur selline kelk, kuhu sisse me panime, kus olid teadlased Anni ja Enn ning ka meie saime abilistena kaasa tulla vahetustega, et siis saada samuti osa uurimusest. Ja siin me sõidame, kuid see tehnika vedas vahel alt, nii et vahel pidi ootama varu mootorsaani. Ja kui jõuda sinna üles, siis seal on tõesti niimoodi, et vahel ei saa aru, kus on taevas maa, et selline kõik on valge ja ei ole aru saada. Tegelikult see siin on järv ja siis siit lõpeb mägi. Ja varustusest, mis pidi kaasa vedama, esiteks GPS-seadmega märgistati ära koht, kust võeti järveproov.
siis lumelabidas, sest selleks, et jõuda jääni, tuli alguses lumi ära kaevata ja siis sai jääpuuriga sinna augu puurida, et umbes 70 sentimeetrit oli jää, olenevalt kohast. Ja siis edasi hakkasid teaduslikud uuringud. Esimesena siis mõõdeti temperatuuri sellise termomeetriga, see siis langetati sinna sisse ja siis mõõdeti terve järve sügavus meetri kaupa, siis võeti need temperatuurid. Ja kui see oli tehtud, siis võeti kasutusele batomeeter, see on selline kanister ja see siis langetati vette. Ja ta on siit lahti ja kui ta langeb vette, siis igast proovikohast võeti 3 eri sügavuselt veeproovid ja eks siis üks oli pinnapealselt, üks oli keskelt ja üks oli sügavalt ja siis oli sihuke kogenud Antarktika uurija Enn Kauba kõhutunde järgi, kus täpselt see asub, sest see põhi on erinev. Ja näiteks siin koha peal võeti 4, 15 ja 17, kui ma ei eksi. Ja siis see siis langetatakse sinna sisse, ta kogub vee seal 4 meetri sügavusel enda sisse ja siis sulgurmehhanismiga see läheb kinni ja siis saab selle 4 meetri sügavuse vee sealt välja võtta. Ja siis see valatakse pudeli sisse ja saab uuesti võtta. Aga kuna see mehhanism ei töötanud, siis seal pidi käsitsi osasid asju tegema ja käed läksid alati märjaks, et see on meeldiv töö. Kuid neid proove edasi analüüsiti siis selles hütis, mis oli seal järve kõrval. Seal oli mõnus soe, sai lõket teha ja toota, aga teadlased tegelesid siiski järve proovide analüüsiga. Mõõdeti vee pH-d ning selle elektrijuhtivust. Ja tegelikult kõik meist said ka selles osaleda ja näha, kuidas see täpsemalt käib. Ning Anni Joomets tegeleb sellega edasi. Täpselt ei tea millal, aga ta ka avaldab selle kohta artikli, et need nüüd lähevad laborisse edasi ja nendega tegeletakse. Kahjuks tema juhendaja Enn Kaup on raskelt haige, nagu päriselt haige. Ja siis ei tea jah tõesti, kuidas sellega läheb, aga loodetavasti läheb hästi. Ja kas on küsimusi? Ma ei tea, kui pädev ma ise olen. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et mis see keskmine sügavus sellel järvel oli? Ma kahjuks ei tea seda, aga... Äkki Margot sa? Jaa. Kes seda nii vana asja mäletab, aga ikkagi kuskil seal 20 meetri keegi läks. Sa Jüri nõustad temaga või? Ma juba guugeldanud. Et vahepeal see oli üllatavalt sügav üks väikse järve kohta. Siis lähen edasi mina. Ja mina läksin Kilpisjärvele uurima Põhjasaame ja Põhjapõtru, kuidas nende kooselu siis tänapäeval on toimunud ja milline on see olnud minevikus ja lähiminevikus. Nii, minu uurimusküsimused, millest ma siis alustasin oma projekti, olid järgmised. Et millistel eesmärkidel tänapäeval Põhjapõtru karjatatakse, kui palju on seda mõjutanud näiteks turism, kas on tõesti mõne saami ainus elatusala tänapäeval. Milline on suhtumine põhjapõdra kasvatusse ehk siis selle saami kogukonna keskel, kas see on hinnatud ja austatud selline amet, kuidas suhtuvad sellesse teised kohalikud inimesed, kuidas on rahvusvaheline, siis kuidas põhjapõdra kasvatus ajas on muutunud, kas turism on seda mõjutanud, kas on seda mõjutanud kliimamuutused, kuidas põhjapõdra kasvatuse traditsioone perest perre või siis, mitte perest perre, vaid põlvest põlve edasi kantakse ja kas seda üldse tänapäeval tehakse ja viimaks, mis oli võib-olla minu jaoks kõige paeluvam küsimus ja mis selle kõik minu jaoks kuidagi nagu konteksti või kokku pani, oli, et kui tihedalt just nimelt tänapäeval saamid tajuvad oma rahvuslikku identiteeti põhjapõdra kasvatuses. Nii, saamid on siis ainus Euroopa Liidu poolt tunnustatud rahvusrühm, tähendab pärismaalased selles mõttes, ja nad elavad siis Põhja-Skandinaavias ja Poola poolsaarel. Ja siin ongi märgitud siis alad, kus saamid elavad.
ja nad elavadki siis 4 riigis, mis on pärismaalaste puhul ka hästi omapärane olukord, kus nad peavad iseennast siis 4 riigi vahel jagama. Need on siis Norra, Rootsi, Soome ja Venemaa. Saame on kuskil 75 000, aga seda arvu hinnatakse kuskil 50 000 ja 100 000 vahel. Miks see arv selline kõikuv on hästi keeruline poliitiline teema tegelikult, millesse me täna ei süvene, aga tõesti väga põnev teema. Kõige rohkem saame elab Norras, teisel kohal on Rootsi, siis Soome ja kõige vähem on saame Venemaal. Ja saamid jagunevad siis nii-öelda, me mõtleme võib-olla saamidest kui ühest rahvast, aga tegelikult on ühendnimi saamid ja kirjeldab tegelikult 9 erinevat rahvarühma ja nad jagunevad siis oma keelte järgi. On 9 keelt ja nad jagunevad 3 keelkonda. Kõigepealt on siis idasaami keeled, mis on seal kaardil märgitud sinisega. Nende keelte seas on näiteks inari saami keel, mis on küll hästi pisikene keelegrupp, võt siin üleval see tumesinine, aga ta on hästi jõudsalt kasvav. Miks ta niimoodi on, seda on raske öelda, sest et saami keelte puhul tegelikult on märgata kahanemist. Siis on meil kesk- või põhjasaami keeled, mis on siin märgitud punasega ja need jäävad põhiliselt siis Soome, natukene ka Rootsi ja Norra aladele. Ja siin käisime me siis ka ekspeditsioonil. Ja siis on lõunasaami keeled, mis on põhiliselt Norras ja Soomes, Rootsis vabandust. Ja siin suurendatud kaardi peal ongi siis näha, et me tõesti olime põhjasaamide alal. Seal üleval ääres on Tromsø, siis Kilpisjärvi, kus meie põhiline ekspeditsioon aset leidis ja seal all ka Kiruna. Ja miks see kaart just sellistes värvides on sellepärast, et siin all on saami lipp, mis on siis aidanud taasäratada ja ühendada siis neid erinevaid saami rahvaid. Ja saami lipp õnnistati sisse 86. aastal alles Rootsis ühel saami konverentsil. Ja see on siis saami rahvariiete värvi, punane, roheline, kollane ja sinine, kus siis punane sümboliseerib päikest ja sinine kuud. Ja see rõngas või sõõr seal keskel kujutab siis nõiatrummi, millest ma enne natukene juba rääkisin, on väga oluline religioosne sümbol. Just minu teekond siis saamide kohta õppimisel algas tegelikult juba Tromsøs, sest seal sai väga hea ülevaate saamide rollist siis polaaruurimises. Sest et esimesed Skandinaavia polaaruurijad, kes siis Arktikasse või Antarktikasse läksid, kasutasid hästi palju saamide teadlaseid, sest nemad olid ju selles keskkonnas terve oma eluaeg elanud. Neid võeti siis ekspeditsioonidele kaasa ja tänu nendele siis hästi paljud ekspeditsioonid ka õnnestusid. Informatsiooni sai selle kohta näiteks Saamikeskusest ja Polaaruuringute instituudist, aga põhiliselt ikkagi sellest Polaarmuuseumist Tromsøs, mis on siis ka siin pildi peal üles pandud. Ja siin ongi siis pilt sellest samast Polaarmuuseumist. See on meie juhendaja Mari. Ja siin pildi peal ei ole saamid, ja ütlen ette, aga asunikud, kes siis Lõuna-Skandinaaviast kohale tulid, kindlasti kasutasid samamoodi saamide teadliseid. Näiteks seal on käsil põhjapõdra jaht ja siin rikejaht. Kui me saamidest räägime, siis võib-olla, mis minu puhul mul esimesena mõttesse tuli, olidki põhjapõdrad. Aga reaalsus on natukene teistsugune, kui võiks arvata. Kõik saamid ei ole põhjapõdra kasvatajad ja siin on selle illustreerimiseks üks kaart. Kollasega on märgitud need maakonnad, kus siis saami keel on üks kohalikult aktsepteeritud keel siis omavalitsuse tasandil ja oranžiga on märgitud alad, kus siis põhjapõdra kasvatusega tegeletakse. Et on neid alasid siis nii Norras, Rootsis kui Soomes. Venemaal on need keelealad ära märgitud, aga infot selle kohta, kui palju seal põhjapõdra kasvatusega tegeletakse, tegelikult ei ole. Norras ja Rootsis võivad põhjapõdra kasvatusega tegeleda ainult saamid. See on selle riigi siis, nende riikide eesmärk seda saami kultuuri ja traditsiooni kaitsta. Aga Soomes võivad põhjapõdra kasvatusega tegeleda kõik Soome kodanikud. See on ilmselt põhjustatud sellest, et soomlased
ja saamid on abiellunud ja ajalooliselt on põimunud hästi nende rahvaste suhted. Ja vot sellepärast on see nii nagu on. Ja põhjapõdrakasvatus, nagu ma juba mainisin, ei ole nii populaarne saamide seas, kui võib-olla meie võiks arvata. Ühe uuringu järgi ainult kuskil 10–15% Rootsi saamidest tegelevad siis põhjapõdrakasvatusega. Aga edasi liikusime me siis Kilpisjärvile ja sealsamas bioloogiajaamas see andis hästi hea aimduse sellest, milline võib olla ühe saami elu täna 21. sajandil. Näiteks selle pildi peal on üks härra nimega Oula Kaltoväe, kes siis oli ka siin eelmises esitluses figureeris. Tema siis viis meid järvele ja aitas igasuguseid majapidamistöid teha ja just, et tema vastutas siis igasuguste asjade eest seal ja just igasuguse tehnika eest, mis siis seal bioloogiajaamas oli. Ta ei ole esimene saam, kes selles bioloogiajaamas on töötanud, neid on olnud teisigi. Ja just teine näide ongi see, et saamid ei pea tegelema kas põhjapõdrakasvatuse või käsitööga ainult, nad võivad absoluutselt ja ongi juba integreerunud suures osas ka nii-öelda palgainimese ühiskonda. Kusjuures suurem enamus saame elabki tegelikult tänapäeval juba suurlinnades. Tromsø on üks suur saami keskus, aga samamoodi ka Stockholm ja Oslo ja Helsingi. Mida ma Kilpisjärvi veel saamide kohta teada sain, me vaatasime ühte Läti režissööri Tainis Klava filmi Tundrast muutusteta, mis rääkis ka ühest põhjapõdrakasvatajast ja illustreeris väga hästi seda, et tegelikult põhjapõdrakasvatus on keeruline töö, sellepärast, et sa pead põhjapõtradega olemagi kogu see aasta läbi, kui nad on kuskil mägedes või siis tundras. Et sa peadki nendega kogu aeg koos olema ja et see võib olla tohutult emotsionaalselt ja füüsiliselt raske töö. Siis... Ja selle filmi üks loojatest on praegu siin, lehvita rahvale, palun Rivo Vestrik. Ja Rivo Vestriku käest me selle filmi siis ka ekspeditsioonile saime kaasa võtta. Selle sama Kilpisjärvi jaama juures, nagu on ka varasemalt jutuks olnud, oli siis ka Saanamägi ja mäed ja järved ja muud sellised looduslikud märgid, nagu meil Eestiski ju tegelikult on olulised pühapaigad. Kohalike saamide käest ei õnnestunud täpselt teada saada, mis selle Saanamäe olulisus nende kohalike saamide religioonis siis on, aga märkimisväärne on see, et Soome 100 värvis siis selle mäe värvides ära, et märkisid selle siis ära. Valgustusega. Just valgustusega. Ja mis näitab siis, et ühtepidi, et saamid on Soomes oluline inimgrupp ja teistpidi, et see Saanamäe olulisus on ka hästi oluline. Ja Kilpisjärvel oli ka palju erinevaid põhjapõdrakasvatajaid, mõned neist tegelesid ainult põhjapõtradega, mõni neist tegelesid natukene ka turismiga, mis on elu paratamatus ja ka selle haigusolukorra paratamatus, mis meil maailmas valitseb. Nende 2 aasta jooksul, mis me siis seda reisi püüdsime, seda ekspeditsiooni püüdsime siis korda saata, jõudsid mõned pered kas minna pankrotti või lõpetada mingis mahus siis meie vastuvõtmine. Nii et me siis liikusime erinevate variantide vahel hästi palju. Siin on siis seesama Oula läikaader ja võt seal on ta siis seal samas ees Ennu Punase jope kõrval aitab meil siis seda uuringut läbi viia. Ja see on siis Saanamägi, millest ma rääkisin. Aga kelle juurde me saime lõpuks minna, oli Ülepärani põhjapõdrakasvatajad. Ja meid võttis vastu üks noormees, kes on seal samas pildi peal, Per-Henrik Tornensis, kes on siis kelle perekond on mitu põlvkonda põhjapõtru pidanud. Ja seal Kilpisjärvi lähedal oli neil siis oma farm. Neil olid osad loomad olid seal samas farmis, aga suurem osa oli tegelikult kuskil mujal karjamaadel. Alustasime loomulikult turismiprogrammiga. Saime Katriniga väikese sõidu mööda farmi. See on siis selline pilt. Nii et see siis juba andis kohe aimdust, et tänapäeval tegelevad põhjapõdrakasvatajad kõrvalt ka turismiga.
see on lihtsalt jälle paratamatus, et nad saaksid ennast ära elatada. aga oli tore sõita. Muidugi oli tore sõita. Just, ja me katsusime Katriniga hirmsasti tegelikult seda, et ei räägi me kumbki, mina ei räägi üldse soome keelt, et kuidas me ikka sellega hakkama saame saami keelest nagu rääkimata, aga õnneks Per-Henrik rääkis väga hästi inglise keelt, nii et me saime omavahel väga kenasti suheldud. Rääkis ta meile perevärkidest, nimelt põtru märgistatakse väga, nende kõrvu lõigatakse väga spetsiifilist moodi, et omanikud tunneksid ikkagi oma võrrad ära. Ta näitas meile oma perekonna käsitööd ja rahvariideid, rääkis ka saami keelest, mis on tema kokkupuutud sellega, et tema näiteks põhikoolis õppiski saami keeles, aga mida kõrgemale sa haridusastmes lähed, seda vähem on võimalusi tegelikult saami keeles õppida. Rääkisime kindlasti ka saami traditsioonidest, ja see on täiesti tüüpiline, ongi see, et kui me rääkisime näiteks joikumisest, siis ta mainis, et jah, tema ema näiteks teeb seda ja tema isegi oskab seda teha, aga tegelikult on see nii isiklik traditsioon, et ühtepidi mõnikord inimesed ei oska seda jagada, aga teistpidi ei taheta seda ka võõraste kohta jagada. Ja seda me muidugi aktsepteerisime. Siin on siis Per-Henrik oma pisikese põhjaprakarjaga, neid me siis toitsime väikeste samblatükkestega, sammal on põhjapõdrale nagu šokolaad. Siis siin ta tegi keetis meile teed, rääkis lugusid oma põhjapõdrakasvatusest, kuidas tema isa ja tema vanaisa ja tema vanavanaisa, kuidas nad kõik on põhjapõtru siis kasvatanud. Ja siis näitas ta meile oma pere tehtud rahvariideid, et siin on siis saami jalanõud, mis on hästi äratuntava kujuga, lähevad niimoodi ülespoole ninaga, see on siis tehtud põhjapõdranahast. Ja tema ema ja tema õe tehtud käsitöö on siin keskel, ongi saami selline pidulik rahvariie ja seal on vist tema isa või vanaisa põhjapõdranahast, pigem arvan, et oli vanaisa oma ja samamoodi, et isa mantlid on ka siin. Et tõeline näputöö ja tõsiselt aeganõudev, aga tohutult ilus vaadata. Ja milleks põhjapõtru ikka kasvatatakse, mitte selleks, et neid vaadata, nendega eriti ratsutada ka ei saa, et saami põhjapõdrad on pisikesed, siis nemad tegelevad põhiliselt ikkagi lihatootmisega ja ka sarvedest tiketatakse asju, aga vot siin ta siis kuivatab põhjapõdra ribisid ja saime isegi natukene liha meeldida. Ja siis lõpuks saamid Kirunas. Juba mainisin Jukkesjärvi kürkat, sellest tuleb mõne aja pärast juttu. Siis mainisin ka seda sama saami muuseumit, saami siida Markan Vaiki ja Kirunas saime me kõik saami kultuuriga tutvuda ja saime just informatsiooni siis selle ajaloolise saami eluolu kohta. Ja siin ongi siis selle Jukkesjärvi kürka altarimaal, meil on kujutatud jälle nii Kristuse kui ka saami motiive. Ja siin vasakul pool on kujutatud Arktika talve ja siin inimesed teevad tähendab siis saamid, teevad igasugust patustegemist, vägivallatsevad ja joovad ja aga siin nende ees selle punase peaga on üks 19. sajandil väga usumaailmas figureerunud lõunasaami päritolu pastor Laetus ja tema siis peab oma rahvale jutlust. Ja seal paremal pool on kujutatud siis suveööd kesköö päikesega, kus siis inimestel on hea ja lõbus olla ja nad on siis sellised vabad ja tegelikult see altarimaal siis kujutabki seda, et kui me läbi karmi talve läbime Kristuse õpetusi, siis me jõuame lõpuks päikeselisemasse ja ilusamasse paika. Selle kohta ütlen ka veel, et see on jällegi ebatavaline, selle altarimaali kinkis sellele kirikule 50-ndatel üks Kiruna kohalik kaevandusfirma. Nii, ja siis me läksime lõpuks sinna saami siida Markaniemisse, mis oli siis iseseisev saami muuseum, kus oli hästi palju ajaloolist materjali ja nad olid neid ehitisi ise püsti ehitanud. Siin on näiteks näha üks saami püstkoda sellise ilusa maalilise vaatetaustal ja selline see Rootsi, Soome ja Norra saamimaa põhiliselt ongi. Siis üks saami saunasait, mis näiteks vene kultuuris on leidnud siis kasutust baba ja ka majana, et selline kanajalgadel maja. Et tegelikult on see ehitatud niimoodi sellepärast, et loomad ei pääseks
tarvilistele asjadele, näiteks toidule ligi. ja nagu ma juba mainisin, said ka teised põhjavõttedega lõbutseda, et siin on N-kaup ja Saskia põhjavõttedega. kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis saame minna meie viimase uurimisprojekti juurde. See on siis meie kolmikprojekt, Artur, mina ja Kevin, keda täna siin pole kahjuks. Ja meid kõiki ühendab huvi ehitiste vastu, sest et me õpime arhitektuuri koos ning ka Kevin õpib ehitust. Ja siis tuligi mõte vaadata lähemalt, mis on polaararhitektuur. Ja siis mõtteid polaararhitektuurist. Et kõigepealt ma alustasin üldse kaugemalt, et kuna polaaraladele millegi loomine on väga eriline, siis kõigepealt ma otsustasingi üldse vaadata nagu polaararhitektuuri ja mis juba eksisteerib. Ning see on eriline sellepärast just, et ilmselgelt ekstreemsed ilmastikuolud ja loodus ning see, et see on nii eraldatud muust maailmast ja samuti ka piiratud ressursside tõttu. Aga samas just need piirangud ja see loodus ja need materjalid, mis seal olemas on, võivad olla inspiratsiooniallikaks arhitektuuri loomisel. Ning siin ongi siis üks pilt, mida me nägime kõige esimesena Tromsøs, on Arktika katedraal, mis ongi inspireeritud loodusest ja jääst. Ning näiteks ka selline. Samuti jääpankadest inspireeritud Polaaria, millest me ka ennem rääkisime ja kus me sees käisime. Ning see asus ka Tromsøs. Ja lisaks sellele muidugi me nägime ka sellist kohalikku skandinaavilikku punaseid majakesi, aga siin on siis üks huvitav näide nendest, mida me seal nägime. Kui me olime tutvunud polaararhitektuuri ja teinud sellist eeluurimistööd, siis lõpuks me jõudsime ka oma peamise uurimisobjektini, milleks oli Kilpisjärvi bioloogiajaam. Ning siin on siis pilt selle esiuksest ja uhkelt selle nimi ka seal üleval. Ning me alustasime lähemalt siis tutvumist sellega, mis sellest teeb just polaarjaama ning kuidas polaarjaam erineb siis tavalisest arhitektuurist, mida me võib-olla igapäevaselt ka siin Eestis näeme ja mis teeb üldse selle eeliseks. Ja me süvenesimegi lähemalt selle ajaloosse kõigepealt, et saime teada, et alguses seal ei olnudki üldse mitte midagi, seal ei olnud küla, seal ei olnud ühtegi maja, ühtegi objekti, seal oli ainult see väike vannikene, mis kuulus metsavahile ning siis mida üks teadlane hakkas rentima, et teha oma uuringuid seal lemmikutest. Ning Kalele, kes oli see teadlane, siis saigi lõpuks rahastuse, et rajada sinna esimene hoone ning tänu sellele lemmikute uurimisele hakkaski kogu see kompleks sinna kasvama arenema. Ning siis esimene päris nagu teadusele pühendatud maja tekkis sinna 1964. aastal. Ja praegu siis see on juba suur kompleks, mis kuulub Helsingi ülikoolile, nagu ma ka enne korduvalt mainisin. Ja praegu see näeb välja selline peamaja, mis on väga suur ja mahutab siis üle 50 inimese ning ka laboreid ja muid eluks vajalikke asju. Ja siin on ka siis aerofoto selle talalt ja siin on näha, et seal on juba väga mitu maja tekkinud sellest varasemast väiksest metsaannikesest. Nii. Ja siis uurimise käigus me üritasime luua selgust, mis seal on olnud ning joonistasime sellise kaardi lõpuks välja, kus me nägime, kuidas on see arenenud. Ja seda väikest maja, mis seal kõige algus oli, kusjuures selle nimi oli Hiirimäki, ehk siis see oli tänu sellele teadlasele nimetadki hiire majakeseks, sest et see teadlane Kaleva tegeles peamiselt hiirte uurimisega. Ja siis peamised hooned suuremad valmisid seal 2003. aastal. Aga kui me olime uurinud
ajalugu, me olime tutvunud tehniliste aspektidega, kuidas on üldse polaarala ehitada ja kuidas mängib rolli see kliima ja loodus sinna millegi loomisel. Ning siis jõudsime ka juba hakata võrdlema teisi polaarjaamasid ja seda Kilpisjärvi polaarjaama. Siis me jõudsime järeldusele, et see, et meie just praegusel hetkel seal oleme, see ongi see, mis teeb eriliseks see kogemus, mitte lihtsalt mingi tekst, vaid just meie viibimine seal polaaralal. Ja siis üldse nagu me hakkasime mõtlema, et polaaralal olemine ja polaararhitektuuri teebki eriliseks see, mida inimesed kogevad seal, kuidas nad suhestuvadki selle looduse ja ruumiga, mis tekibki tänu sellisele ekstreemsele kliimale. Ja me arvasime, et kõige parem oleks seda üldse edasi anda kuidagi muud moodi, kui lihtsalt uurimistöö ja võib-olla tekstina ja kuidagi tuua nagu teisteni seda meile antud võimalust viibida sellises kohas. Ja läbi juhuse me kohtusime sellise teadlasega nagu Heiki Hertenen ning meil avanes võimalus temaga rääkida ja ta on siis lemmingu-uurija. Ta peamiselt on uurinud lemminguid ja tänu sellele on ta väga tuntud ja austatud teadlane. Ning praegusel hetkel ta on Helsingi Ülikooli emeriitprofessor. Ning miks me just temaga tahtsime rääkida, oligi see, et ta on olnud 50 aastat iga aasta Kilpisjärvel ja teinud oma suvet seal veetnud, et uurida lemminguid ja üleüldiselt sealset ökoloogiat ja bioloogiat, mis seal toimub. Ja mainin juurde, et tegemist ei ole antud hetkel lemminguga. See on lihtsalt hiir. Ta tegeleb ka muude asjadega, aga see on lihtsalt temale kõige südamelähedasem. Ja et miks me üldse saime temaga rääkida, oligi see, et tegelikult ta pidi seal tegelema selle polaarrebaste uurimisega, millest me ennem rääkisime. Aga siis kuna ilm oli nii hull, siis nad ei saanud seda teha ning Heiki nautis lihtsalt oma elu ja viibimist seal polaarjaamas. Ja, võt. Ja siis ühel päeval ta tegi meile ettekande lemmingutest, kus me saimegi temaga lähemalt tuttavaks. Siin te näete ka lemmingust videot, et ta saaks üldse aru. See on selline väike näriline, seal ta jookseb. Ja Heiki näitas meile 45-minutilist sarnast videot, mille üle ta ise oli väga uhke ja kõige rohkem talle meeldis see hetk, mida ma pean ka siin mainima. Kuidas lemmingud, nagu näha, nad on sellised rändloomad ning nad jõuavad iga suvi, jõuavad nad Kilpisjärvile, aga siis talvel nad peavad tagasi minema ja nad ujuvad selle jaoks kusjuures üle järve. Aga vahepeal nad jäävad liiga hiljaks sellega ning Heiki rääkis oma väga meeldejäävast kogemust, mis jäi mulle ka nüüd meelde selle, et Heiki rääkis. Et kuidas, kui talvel lemmingud jäävad liiga hiljaks üle järve minemisega ja järv on liiga külm, siis vahepeal nad lihtsalt külmuvad keset järve ära. Aga kuna nende karvas on liiga palju õhku, siis nad jäävad vee peale ulpima. Ja Heiki on väga rõõmus sellele, sest tema teadlase jaoks tähendab see, et ta saab väga lihtsalt need lemmingud kätte. Ning siis ta sõidab paadiga järvele ja läheb püüdma neid kahvaga. Vot, selline tegelane, kellega meil õnnestus kohtuda ja siin te nägite ka lemmingut. See lemming õnneks jõudis õnnelikult teisele poole, nagu te nägite. Aga jah, ja siis kogu see lugu hakkas tulema sealt, et me leidsimegi, et kõige parem, nagu meil endal oli väga vähe aega tegelikult seal polaarjaamas, aga kui Heikil oli 50 aastat veedetud seal, siis me leidsime, et kuidas kõige paremini tuua inimesteni elu polaarjaamas ja kuidas selline polaararhitektuur võiks mõjutada inimest, siis see ongi läbi Heiki silmade ja läbi Heiki kogemuse. Ja siis me tegime temaga intervjuu ja tegime sellise lühifilmi läbi tema pilgu seal polaarjaamas veedetud ajast. Ja pean ka mainima, et me jõuaks sellise järeldusteni, kuidas kõige paremini edasi anda seda kogemust. Meil läks aega ja see film lõpuks valmis tegelikult ainult 2 päevaga. Aga nüüd me saame näha, mis on võimalik valmis teha 2 päevaga. Kas meil on võimalik tuled kinni panna? Siin on küll. Super. Nii. Davai.
first time in early May 1970. And in those days, we had only a small building and a salon building. Of course, it's 1970 with a great living year. I remember I finished my school this spring, so I came here with the living mine to start. And then at the end of May, I visited Helsinki. We had this place so we could student good school for Finnish. Then I returned here. And my feeling was, okay, I'm out of school and the world is full of enemies. This is like heaven. Yeah, well, still then in the early 70s, and I think it was until early 80s. We didn't have electricity, but then, of course, without electricity, we couldn't have kind of high-tech equipment. But I mean, genetics day, molecular biology, today, and so on. We care about electricity. And of course, in those days, there were no shop here. So to get food, we went to Skimot in Norway, and we had to order the food from Garrison. So the shop came here sometimes in the 70s. And in the 70s, early 70s, the nearest Alko shop was in Kittilä, which is 260. Without any bottles, we were very nasty. And then, with all lemmings, we were dissecting hundreds of lemmings, sometimes a lot of fleas, and I was sleeping on the sofa, and the fleas were coming and biting me. That was real science. But we could have sour every night. But in Finnish we have a phrase, muista silloin minua kun pilkku tulee sinua, which means that remember me when the flea bites you, because the flea bite is really speedy. Okay, but that was, I mean, we had a roof, we had sauna, we had a lab space. It was okay, no one expected anything else compared to this nowadays. Well, it was easier because there were not so many people and so everyone knew each other, and as this old fellow said that in the old times people didn't fight at all because they needed each other. Sunlight, winters were hard, so anyone would need help sometimes. So people were kind of careful not to be enemies because they needed help. It was kind of friendly life. Of course, it might be that not everyone liked each other, but there's no reason to fight because we need the help. Let's say someone gets sick, they need help to have a horse sled to bring him in the morning or 1 kilometers from sled or something. There are much many more people than in old days, and especially the construction of that side of the village. Around the shop, around the hotel, we have a lot of holiday houses there. It's a small city now. Life is easier with all these kind of things, and research is easier. And this one old fellow, when he was an old man, he said, don't look backwards, it's nice to have easier life. Be happy.
of the days, and that was how it was. vot, selline kogemus siis Polaarjaamast ja sellised mälestused, selline elu. Kuidas üks koht võib mõjutada inimest. On küsimusi? Jah. Kui te seda natukene lihtsamisi nägite, et saite natukene väikese esimese emotsiooni, et kuidas te tulevikus tunneksite, kas te tunnetaks ise ka, et kui oleks kuskil niimoodi 2-3 kuu jutti kusagil Polaarjaamas, et kas see käik tekitas nagu isu, või tekitas sellise tunde, et tegelikult parem mitte? Ma arvan, et me ennem just rääkisime sellest ja me kõik ütlesime, et tahaks nagu väga veel minna, kui peaks esimesel võimalusel, kui selline võimalus peaks tulema, siis me kindlasti läheks kõik. Ja kui ei avanes, siis küll me ise lähme. Jah. Ma arvan, et see kogemus jäi meile kindlasti kõigile meelde veel pikemaks ajaks. Jah, või et see mõjutab meid kindlasti ka edaspidi. Nüüd mingisugune järelainetus jääb sellest või on jäänud pool aastat sellest peales. Ma enda puhul küll tunnen. Jah. Ma küsiksin tagant ka, et mis nõu te annaksite nendele noortele, kellel on tekkinud huvi sellise ekspeditsiooni astumise peaks ka tulevikus tulema? Või näiteks õpetajatele, sest need õpetajad aitasid koolis näiteks Ma arvan, et võib-olla nagu lugeda ja uurida, et kus ma ise ka jõudsin selleni oligi, et ma vaatasin sellealaseid filme ja lugesin ja ma arvan, et lihtsalt olla uudishimulik, vaadata, mis ümber on, et isegi kui võib-olla nüüd ei ole polaarala, võib-olla midagi muud lihtsalt avastada ja kui õnnestub, siis uurida selle kohta ja nii see tuleb vist muud moodi. Ma arvan ka, et lihtsalt ise olla uudishimulik ja vaadata, mis võimalusi on. Just, et Eesti on kuidagi erakordne just selle poolest, kui palju meil on omakeelset polaarala materjali. Et see on nii mitmekesine, see ei ole lihtsalt puhtalt, eks ole, loodusteaduslik, vaid on ka humanitaar- ja sotsiaalteaduslik. Ja neid on nagu tore lugeda. Ma mõnikord leian ennast ikka nagu ajaviiteks mõnda Eesti polaarala raamatut lugemas. Et neid materjale kindlasti soovitada noortele lugeda. Nii, et järgmistele noortele, kes võib-olla kõhklevad, et kas teha, osaleda viktoriinis. Ma arvan, et selle on nagu kõhkluseks isegi kohta. Ma ei tea, kes peaks kõhklema sellise võimaluse peale. Või meie kõhkleme, et kas võib korraldada. Ei näe põhjust, aga eks me siis tuleme järgitame. Tulete appi. Jah, tule appi. Võib-olla 300. Just. Võib-olla see aspekt jäi veidi mainimata ka, et siis see polaaralade nagu kliima soojenemise mõju tõttu nagu kadumine, et see võib-olla seda tegelikult ka üks reisi eesmärk on ka nagu näidata, et see ei ole mingi asi, mis iseenesest eksisteerib, vaid kui me nagu ei muuda enda harjumusi, siis see ei jää püsima. Ega midagi, aitäh, aga ma paluks korraks siia ka, kes meil on 2 juhendajat siin ruumis. Üks võib tulla ilma koerata. Väga tore reis oli ja väga tore, et meil olid sellised vaprad osalejad ja Ja siinkohal saadame oma tervitused neile, kes on mitte kaugel, vaid need, kes kahjuks ei saa siin praegu tulla. Et hea on, et eelnõu proua Raili on siin. Tervitused ennult. Ja, aga edasi.
ja et 2 last viimasel minutil ära kukkusid. Eile oli see oli õudne, aga ma arvan, et te olete kõik rahul, et teemad said ära kaetud. Kas see näitab meeskonnatööd? Jah, ma arvan, et meil oli väga hea meeskond. Ja. Ja Polaris. Ja. Kas siis midagi? Meenutada. Kindlasti. Aitäh siis tulemast ja kes on huvitatud ja tunneb teema vastu erilist huvi, see võib alati Polaariga ühendust võtta. Siis saab paremini kurssi. Kus, kas, kuna. Eks me peame praegu muidugi toimuma. Aga parem või hiljem teeme jälle. Nii, härra direktor tahab ka midagi öelda. Jah, ma siin... Nüüd niimoodi, ma olen siis keskel. Olgu. Miks ka mitte nii. Kõigepealt mul on hea veel, et see asi toimus, sest ma nägin seda, siis ütleme niimoodi, juba võib öelda, mitme aasta vältel, kuidas see asi niimoodi vahepeal hakkas kokku saama, siis lagunes jälle ära, siis oli vahepeal piletite ostmine, siis lagunes jälle ära, siis tulid haigused ja nii edasi, nii et see vahepeal oli mul küll tunne, et tegelikult pagan, kas ta ikka toimub või mitte, noh. Ja jumala hea meel, et ta siiski lõpuks toimus. Ja samas ka see viimane kord, kui siis selgus, et vahepeal härrased olid jõudnud sõjaväkke minna. Ja siis, noh, mis sa teed, aga mul ei olnud väga suurt usku, et kui me siin kirjutame koos Andres Tarandiga, et siis sõjaväeosale, et poistel lubataks siis erakorraliselt puhkusele tulla. Et niisugune asi on, et on võitud selle polaarviktoriini ja niisugune oluline asi nagu polaarekspeditsioon. Ja tegelikult ma olin väga üllatunud, et kui ühes sõjaväeosas saabus vastus juba järgmisel päeval. Et järelikult teisega läks natuke rohkem aega, aga see lahenes ka ära kusagil, siis niimoodi alla nädala. Nii et tänud ka nendele, kes aitasid seda kõike korraldada. Ja muidugi Ennu siin ei ole, tervis Ennule, Raili on siin, aga teie siin olete ja eks see asi on ju olnud ikkagi keeruline, ikka, et oma tööde tegemiste kõrvalt selle aja leidnud ja teie, kes te olete nii tublid, et te üldse selle viktoriini võitsite. Ja nüüd Meremuuseumi puhul võib öelda, et meil on hea meel, kuna Polaarklubi siin tegutseb, et Polaarklubile otsest järelkasvu, aga tähendab ikkagi selliseid inimesi tuleb juurde, kes saavad aru, mis on Arktika ja mis on Antarktika. Et mõnigi kord olen ma kogenud seda, et ka mõne ajakirjaniku puhul, et tegelikult päriselt vahet ei tehta. Aga hea küll. Nii et see teadmiste pool on kasvanud, on hea. Ja mis nüüd Meremuuseumi poolt võib siis öelda, et ei hakka siin praegu suuremaid veksleid välja andma, et vaadates siin elektrihindade kasvu ja kõike, mis siin on. Ja siis, et kui mingi võimalus tuleb, siis me teavitame, aga nagu vanarahvas ütleb, et ega 2 ilmu 3. ei jää. Nii et mine sa tea, võib-olla. Aga sellega ma ka selle lubaduse lõpetan, sest siit tuleb olla ettevaatlik igaks juhuks. Aga jah, et veel kord tänud vapratele siis nüüd juba tudengitele, kes kogu selle vati ja ootuse ja nende vanematele, nende kaasalejatele, kes selle lõpuni ootasid ja vastu pidasid, et ikka tuleb ja lõpuks ka täname neid, et nad usaldasid meie kätte ja midagi hullu ka ei juhtunud. Ja siis veel kord tänud juhendajatele ja nii
nii see ongi. Täname kõiki, mina tänan teid osalejaid, kes olete tulnud siia õhtul kuulama. Saime kõik jällegi natuke targemaks ja kuni järgmiste kordadeni. Aitäh teile!